Nii, ja mina lõpetasin jagamise ja järgmisena ma kutsun siia ette siis tutvustama seda õppekava äriinfotehnoloogia. Meil on, ma näen, et meiega on liitunud ka Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna selle äriinfotehnoloogia õppekava juht härra Gunnar Piho. Gunnar, kas te soovite ka sissejuhatuseks midagi öelda? Ma võin ütelda, jah, tere kõigile. Rõõm teid näha, et soovite alustada oma õpinguid. Ma otsustasin siin mõned aastad tagasi et ma alati esimese asjana, mida nii sisseastujatele kui ka nendele juba, kes on vastu võetud ja esimestes loengutes püüan meelde tuletada mõningaid olulisi asju, et ei oleks mul vaja seda kogu aeg jälle ümber seletada lõpetajatele, miks need asjad niimoodi on. Et ülikooli tulles ja eriti magistritasemele tuleb tulla teadmisega, et selles magistritasemes on midagi oluliselt teistmoodi kui bakalaureuse tasemes. Nii nagu bakalaureuse tasemel on midagi väga oluliselt teistmoodi siis gümnaasiumi õppest. Ehk siis esimene selline märksõna on see, et ülikoolis eelkõige õpitakse, mitte ei õpetata. Mis tähendab seda, et kus te tulete kohale ja õppejõud teile seletab, seda kas on väga vähe või praktiliselt ei ole. Ehk siis suurem osa sellest tööst tuleb teha ise. Teile antakse raamatud, teile antakse materjal, see tuleb läbi töötada, see tuleb selgeks teha. Ja õppejõud on ainult selleks, et küsida küsimusi. Küsida neid küsimusi, millest te väga täpselt aru ei saanud, küsida erijuhte. Ja põhimõtteliselt peaks see olema ülikooli õpe selline arukate kolleegide omavaheline suhtlemine. Et sellepärast nimetataksegi ülikooli õpet mitte selliseks fundamentaalseks, vaid teda õpetatakse või kutsutakse mitte fundamentaalseks või ka koostööle tuginevaks. Ehk siis ülikoolis tuleb hakata tegema koostööd selleks, et omada siis või omandada neid teadmisi. Nüüd järgmine oluline asi, mida on vaja teada, et mis see seadus siis ütleb. Ja see seadus ütleb, et iga ainepunkti eest tuleb panustada siis 26 tundi üliõpilase õppimist. Ehk siis kui te võtate 30 EAP-se aine või 30 EAP-se semestri, 6 EAP-se aine, siis korrutage seda kõike selle 26-ga ja siis te saate vastavad tunnid. Ja kui te nüüd see 30 korrutate 26-ga ja jagate siis semestris olevate nädalate arvuga ja semestris on 20 nädalat, millest 16 on õppimist ja 4 on siis või 16 on selline õppetöö nädal ja 4 on siis eksamite ja ainult iseseisva õppimise nädal, siis te saate selleks mahuks, et nädalas tuleb panustada 40 tundi. Sellepärast ongi tegemist siis täiskoormusega õppimisega. Nüüd kuidas seda 40 tundi oma 40 tunnise täiskoormusega tööl ühildada, on minu meelest üks $1 miljon küsimus. Ja ma imestan väga neid inimesi, kes suudavad selle ära teha. Ja ma olen püüdnud äriinfotehnoloogia juhina tulla selles mõttes inimestele vastu, et ma olen kavandanud õppekava selliseks, et 20 tundi sellest saab nagu ühildada tööga, et kui te arukalt tulete ja kavandate arukalt oma õppekava, siis te saate põhimõtteliselt hakkama nädalas 60 tunniga
ja kui ma mäletan ennast umbes 30 aastat tagasi, siis 60 tundi nädalas enesearengusse ja on täiesti võimalik panustada nii ka samal ajal ka siis tööd teha, eks ju. Et 60 tundi nagu inimene enam-vähem suudab nädalas veel mõistlikult ja adekvaatselt mõtelda. Ja see on siis see, et miks äriinfotehnoloogias on, me isegi kutsume seda siis töökohapõhiseks õppeks, et meil on põhimõtteliselt pool oma õppekoormusest võimalik siis läbida töökohapõhiselt. Kõigepealt on töökohapõhiselt võimalik läbida siis magistritöö, see on 30 EAP-d. Edasi on 4 töökohapõhist projekti. Need on, ja siis on veel üks projekti juhtimise aine, mida saab ka teha töökohas. Lühidalt, mida tähendab töökohapõhine projekt? Töökohapõhine projekt tähendab seda, et te teete midagi kasulikku ettevõttele, aga teete seda, ütleme, maailma tippteadmiste tasemel. Te peate omandama need paremad praktikad, mingisugune raamat, kuidas seda tehakse. Te ajate näpuga lausa võib-olla järge, kuidas maailmas seda tehakse, kuidas teised on seda teinud, millised vead seal on ja viite oma projekti läbi ja analüüsite seda, mida te tegite. Ehk siis võrdlete, kas te saite seda, mida maailmas on teised saanud ja dokumenteerinud ja kas teil õnnestus see. Ja kui õnnestus paremini, siis on väga hea. Kui õnnestus natukene kehvemini, siis seda tuleb analüüsida, et järgmine kord oleksite targemad. Nüüd põhimõtteliselt on siis kogu see õppekava niimoodi üles ehitatud äriinfotehnoloogia, et kui te väga arukad olete ja me aitame teid selles tees, näiteks kohe esimesel semestril valides magistriseminar 1, kus me räägime nii teaduse tööst kui ka töökohapõhisest õppest. Ja siis põhimõtteliselt on selle 4 töökohapõhise projekti raames võimalik valmis kirjutada oma lõputöö. Ja seda tuleb kohe alguses see commit teha endale, et okei, ma võtangi selle ja ma teengi nende töökohapõhiste projektide raames selle lõputöö valmis. Ja sisuliselt sa kirjutad siis selle töökohapõhise projektide jooksul 4 sellist väikest lõputööd, igaüks on mingisugune osa sellest suuremast pildist, väikeste sammudega liigub tervikliku juurde ja lõpuks kirjutad selle siis ühtseks kokku. Nüüd teine erinevus äriinfotehnoloogial võrreldes teiste õppekavadega on siis see, et kuigi ka meie magistritöö on 30 EAP-d, siis me anname seda 30 EAP-d välja 3 jupi kaupa. Esimest korda anname välja peale magistriseminar 1, kui teil on sõnastatud korrektselt probleem, eesmärk ja läbi viidud süstemaatiline kirjanduse analüüs. Et te teate seda, et see probleem, millega te tegelema hakkate, on maailmas relevantne, sellega tegeletakse, selles on uudsust ja te teate ka täpselt, mida te selle oma tööga tegema hakkate. Teised 6 punkti anname välja siis, kui te olete läbinud eelkaitsmise. Eelkaitsmise võiks võtta kas, ütleme, võib-olla isegi juba 3. semestril püüda tulla eelkaitsmisele, tulla umbes 50% valmis tööga, vähemalt ideed, vähemalt see, kuidas esmased tulemused on käes, te teate, kuidas te valideerima hakkate. Ja kui kõik tundub nagu okei, siis on nagu eelkaitsmine tehtud, te teate, et suhteliselt kindlatel rööbastel olete, saate järgmised 6 punkti ja nüüd tuleks siis sellel viimasel semestril asi valmis kirjutada. Ja nüüd see viimased 18 punkti saategi siis, kui töö on valmis ja te olete kaitsmise läbi. Nüüd ma arvan, et veel üks oluline asi on äriinfotehnoloogias,
et meil on vaba aineid on 30 EAP-st ja kohustuslikke aineid ei olegi rohkem kui ainult see 30 magistritöö. Ehk siis magistriseminar 1, magistriseminar 2 ja lõpuks siis magistritöö, mis annab 18 punkti. Ja kõik teised ained on meil siis valikained. Sa pead valima 2 matemaatikat, 2 infotehnoloogiat, 2 majandust ja 4 spetsialiseerimist. Ja siis jääb veel järele sulle 30 EAP-d, ütleme, vaba aineid, mida siis on mõeldud näiteks selliselt, et sa tahad minna semestriks välismaale ja sul on see võimalus minna ja sa ei kaota mitte ühtegi semestrit oma õpingute sellises tempos. Või teine asi, et tahate võtta näiteks midagi huvitavat sellest uuest õppekavast, ehk siis see rohepöörde õppekava, eks ju, tahate teada sealt mingisuguseid olulisi asju, tahate saada infotehnoloogiks, kes töötab just rohepöördes. Ja siis on selleks teil see 30 EAP-d. Või te tahate võtta midagi keemiast juurde, eks ju, jälle täpselt sama asi, teist saab infotehnoloog just nimelt keemia valdkonnas, keemia ettevõtetes ja nii edasi. Lõpetuseks tahan ma rääkida, mida tähendab hinne suurepärane ülikoolis ja mida tähendab hinne piisav ülikoolis. Ehk siis need on need hinded A, B, C, D ja E. No, Tehnikaülikool paneb küll 5, 4, 3, 2, 1 ja nagu te teate, diplomi saab kätte hindega, kuigi teil kõik hinded on ühed. Ja nüüd tuleks natukene siis mõtelda, et mis asi see on. Ütleme, sellised kriitilised punktid mõtlemiseks on see, et kui arst saab kätte diplomi ja tal on diplomi peal kõik ühed, siis ta põhimõtteliselt on lõpetanud arsti õpingud ja ta võib hakata arstina tööle. Edasi, kui laevakapten lõpetab kõikide ühtedega, võib ta hakata juhtima kaugesõidu laeva. Kui äriinfotehnoloogia üliõpilane lõpetab kõikide ühtedega, siis ta võib hakata programmeerima autopidureid, haigla infosüsteeme, kus elud on mängus, panga infosüsteeme, kus väga suured rahad on mängus. Ja siin ongi see asi, et ülikoolis ei ole hindamine niimoodi, et kui sa kõike tead, siis sa saad 5, kui sa natukene vähem tead, siis sa saad 4, kui sa veel vähem tead, siis sa saad 3 ja nii edasi. Et selline, ütleme, väärarusaam on väga paljudel tudengitel ja ei taheta aru saada sellest, et ülikoolis ei ole vähendav hindamine, vaid on lisav hindamine. Ehk siis õppeprogrammid on kõik disainitud mitte selle järgi, et te peate saama selle suurepärase, vaid kõik õppeprogrammid on sõnastatud minimaalsele tulemusele ehk siis sellele piisavale hindele ehk siis sellele E-le. Ja kui te midagi teete rohkem, kui see piisav asi nõuab, siis te saate parema hinde. Mis tähendab seda, et kui te magistris saate hinde suurepärase, siis peab mõtlema umbes niimoodi, et kas minu panus sellele oli midagi sellist, mille üle ma võiks olla tõsiselt uhke, mitte selle 5 pärast, vaid selle panuse pärast, selle teadmise pärast, mis ma selle ainega maailmale ja enda ettevõttele olen andnud või võimeline andma selle asjaga. Lihtsalt 5 pärast, et okei, ma sain selle 5 kätte, mul õnnestus see pähe tuupida, mul õnnestus see asi ette lugeda, mul tulid kõik õiged asjad meelde. See ei ole kõrgem haridus. Kõrgem haridus on see, kui sul on meelest läinud kõik, mida sa õpetad ja sa saad ikkagi suurepäraselt oma ettevõttes, oma töös, oma elus hakkama. Nii, tänud teile ja ma istun siin vaikselt veel üks kõrv ja kui tekib küsimusi, siis võib alati mulle või ka küsida, et ma nõus ka vastan. Tänud, Mare. Ja aitäh, Gunnar. Ja me jätkame, et meil on siis Virumaa kolledžis selle õppekava koordinaator Olga Dunajeva ja kohe me jagan
siis tema slaide ja ta räägib natuke, kuidas meil siin kohapeal täpselt see õppetöö toimub. Palun, Olga. Tere, olen Olga Dunaeva ja Virumaa kolledžis ma olen siis äri-infotehnoloogia magistrikava spetsialiseerimise andmeanalüüsi ja arukad süsteemid koordinaator. Ja kõigepealt suur tänu härra Gunnar Pihale sellise täieliku õppeprotsessi sissejuhatuse eest. Ja mina siis tutvustan teile meie peaeriala andmeanalüüsi ja arukad süsteemid, aga alguses siis mõned sõnad äri-infotehnoloogia üldiselt. Ja TalTechi magistrikava äri-infotehnoloogia eesmärgiks on valmistada ette IKT valdkonna tippspetsialiste ja 3 peaerialal ärianalüüs ja arhitektuur, infosüsteemide analüüs ja arhitektuur ja 3. peaeriala, mis õpetatakse meie kolledžis, see on siis andmeanalüüs ja arukad süsteemid. Ja äri-infotehnoloogia lõpetajatel on teadmisi nii majandusest kui ka IT-valdkonnast ja nad on võimelised töötama asutustest, organisatsioonidest, äri- ja tootmisettevõtetest ja saavad jätkama ka õpinguid doktorantuuris. Ja kindlasti neil on potentsiaal arendada ettevõtte tippjuhtideks. Edasi siis meie peaerialast, meie kolledžis õpetavast peaerialast andmeanalüüsi ja arukad süsteemid. Õppetöö nominaalkestus on 2 aastat ja õppekeeleks on eesti keel ja õppetöö koht siin kohal Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel. Õppevormiks on sessiooniõpe ja siis teil on võimalus saada see kontaktõpet vaid nädalavahetustel, täpsemini reedeti, laupäeval ja pühapäeval. Reedeti õppetöö algab peale lõunat ja õppetöö toimub mitte iga nädal, aga üle nädal, siis mitte kõik nädalavahetused on õppetööga hõivatud. Ainult siis, nagu ma ütlesin, üle nädal. Aga tuleb arvestada, et üle nädal, laupäeviti, pühapäeviti ja reedel pärast lõunat teil on kontaktõppe kolledžis, kuna praegu meil distantsõpet pole ja ikkagi õppetöö toimub kontaktõppe vormis ja nagu Mare ütlesin juba, et koha peal õppetöös osalemine on väga oluline, siis te saate siis oma kursuse kaaslastega suhelda ja koos tööd teha. Meie peaeriala andmeanalüüsi ja arukad süsteemid sisu kohta, nagu järeldub sellest nimetusest, andmeanalüüsi ja arukad süsteemid, õppetöö keskendatud just andmetele, ka suurandmetele, andmetele analüüsimisele, andmete hoidmise, organiseerimisele, andmetöötlusele ja ka arukate süsteemide arendamisele, projekteerimisele, juhtimisele. Ja meie peaeriala lõpetajad on võimelised analüüsima, modelleerima, optimeerima ettevõtte äriprotsesse ja nad suudavad pakkuda innovaatilisi lahendusi selleks, et oma ettevõtte äriprotsesse uuele tasemele viia ja nad on võimelised kaasa aitama arukate süsteemide arengule ja suudavad insenerida panustada tööstusandmete analüüsi valdkonnas. Keda me ootame õppima? Kõigepealt eeldatakse, et siseastujatel on juba olemas kõrgharidus IT või selle lähedasel valdkonnas ja lähedane valdkond tähendab seda tüüpi erialad nagu automaatika, võib-olla siis majandus või eeldame, et siseastujatel on kogemus IT valdkonnas. See tähendab, et teil on olemas baas sellistes õppeainetes nagu matemaatika, statistika, tõenäosusteooria ja on olemas ka kogemus IT valdkonnas. Ja kindlasti me ootame inimesi, keda huvitavad arukad süsteemid tööstuses ja infotehnoloogia uuenduslik rakendamine ettevõtetes. Siin slaidil tabelis on kogutud kõik õppeained, mida õpetatakse meie kolledžis ehk koostatakse tunneplaan nende õppeainete alusel ja
meie kolledž siis garanteerib, et te kogute vajalik EAP arv igas semestris, 30 EAP ja vajalik EAP arv siis igast õppekava moodulist nagu matemaatika, ettevõtlus, infotehnoloogia juhtimine, andmeanalüüsi ja arvukad süsteemid ja vaba õppe moodulis. Ja nagu Gunnar Piha juba ütles, et selle õppekava unikaalsus on selline, et ainult 2 kohustuslikud ainet on magistriseminar 1 ja magistriseminar 2 ja kõik teised ained on valikained. Siis matemaatika moodulis me pakume statistilised meetodid masinõppes ja modelleerimine ja identifitseerimine. Ettevõtluse moodulis pakutakse 3 õppeainet, digitaalne tootmine, teadustöö alused ja akadeemiline eneseväljendamine, strateegiline juhtimise arvestus ja kulu juhtimine. Infotehnoloogia juhtimise moodulis täpselt siis 2 õppeainet. Kõik õppeained selles tabelis on mahuga 6 EAP, pean seda ka mainima, et infotehnoloogia juhtimise moodulis on siis andmebaasid 2 ja IT-turvalisus ja andmeanalüüsi arvukad süsteemid. Selles moodulis on siis peale magistriseminari 1 ja 2 on veel järgmised õppeained nagu andmekaevandamine, algoritmika andmeteaduses, andmete visualiseerimine, tarkade süsteemide projekteerimine, tekstikaeve, andmekaeve suurandmetest, andmesidetehnoloogiad. Ja vaba õppe moodulis on äriprotsesside juhtimine ja projekti juhtimine. Ja kui te näete, et mõnes moodulis on rohkem õppeainet kui mooduli EAP-de mahuga ette nähtud, siis see tähendab, et neid õppeainet saab üle kanda siis vaba õppe moodulisse. Ja kolledži tunniplaaniga on siis garanteeritud, et te saate siis vajalik EAP-de maht ja just see sessiooniõppe vormis, et tunniplaan koostatakse niimoodi, et see sessiooniõppe vorm on tagatud, et te õpite siis nädalavahetustel pluss ka reediti pärast lõunat ja üle nädal. Peale selle, et teil on siis vabadus, et te saate valida ka õppeainet äriinfotehnoloogia magistrikavast. Kõik valikained on võimalik siis võib valida ka TalTechi teistest magistri õppekavadest valikained ja tuleb siis arvestada, et kui te valite siis TalTechist õppeainet, et huvitab siis teised õppeainet peale neid, mida me pakume siin ja te valite ikkagi TalTechi õppeainet, siis jälgige TalTechi tunniplaani, kuidas see tunniplaan on koostatud, kas teile siis see tunniplaan sobib ja lepige kokku siis ka TalTechi õppejõuga oma osalemist kursusest. Järgmisel slaidil ma panin kirja siis peamised aspektid meie spetsialiseerimise ainetest. Nende nimetused räägivad siis ende kohta ise, et õpetame andmesidetehnoloogiat, tarkade süsteemide projekteerimist, algoritmika andmeteaduses, et anname siis ülevaade peamistest andmeteaduse algoritmidest, andmekaevandamine, et tutvustame kuidas leida andmetest peidetud mustrid, seaduspärasusi, regulaarsuse ja trendi. Järgmine siis õppeaine andmekaeve suurandmetest, kus õpetatakse suurandmetega seotud, suurandmete töötlusega ja analüüsimisega seotud tehnoloogiad, andmete visualiseerimine ja õppeaine tekstikaeve, kus me esitame siis tekstitöötlusega seotud metoodikad. Ja lõppsõnana ütlen teile, et kui te leiate, et teil on olemas vastav baas, vastav ettevalmistus ja on huvi andmeanalüüsi ja arvukate süsteemide vastu, on soov saada magistrikraad selles õppevaldkonnas, siis ootame teid õppima meie kolledži, meie magistriõppe peaerialale andmeanalüüs ja arvukad süsteemid. Siis aitäh tähelepanu eest ja kui on küsimusi. Aitäh, Olga.